Tere kõigile, tere tulemast taas kuulama meie UX-Ampsud podcasti ja tänaseks teemaks on meil teenuse disain. 1. juuni on rahvusvaheline teenuse disainipäev, palju õnne meile kõigile. Kõik, kes tegelevad teenuste loomise, disainimisega, see on kõigi meie pidupäev. Ja tänane siis podcasti teema tegelikult käibki selle ümber, et mis asi on teenuse disain. Ja minu kaassaatejuht täna on taas kord tehisintellekt, seekord siis ChatGPT 4.0 põhine. Ja häälena me kasutame täna siis Tartu Ülikooli keeletehnoloogia uurimisrühma poolt siis välja arendatud sellist rakendust nagu neurokõne. Ja vaatame, mis heli meil siit välja tuleb. Ja hääle nimeks, mida me siis täna kasutame, on Mari. Tere tulemast saatesse, Mari. Tere, Artur! Tore olla siin ja arutada teenuse disaini teemadel. Aga alustame siis sellest, et mida teenuse disain täpsemalt siis tähendab. Kas sa võiksid enda nägemuse esitada, et mis teenuse disain on ja miks see on oluline? Muidugi. Teenuse disain on protsess, mille käigus kavandatakse ja optimeeritakse teenuseid, et need oleksid kasutajatele võimalikult mugavad ja efektiivsed. See hõlmab nii füüsilisi kui ka digitaalseid teenuseid ning keskendub kasutajakogemuse parandamisele. Teenuse disain on oluline, sest see aitab luua väärtust nii kasutajatele kui ka ettevõtetele, parandades kliendi rahulolu ja tõstes konkurentsivõimet. Aitäh sulle selle vastuse eest. Omalt poolt täiendaks sellega, et teenuse disaini eesmärk on siis ära lahendada või siis ennetada mingisuguseid probleeme. Et kui me loome teenuse nullist, me tahame, et oleks hästi disainitud. Selle jaoks me siis üritame võimalikult varakult siis ette ennustada, millised võivad olla probleemid ja kuidas neid probleeme siis ära lahendada. Et see teenuse kogemus oleks väga hea ja sujuv. Ja teine pool on see, et kui on olemasolevad teenused, siis on alati teenustes mingisuguseid kohti, mida saab paremaks teha. Et näiteks kui meil on autoteenindus, et kuidas me saaksime teha inimestele olemise võimalikult mugavaks, et näiteks nad ei läheks stressi sellest, kui nad peavad kaua ootama, kuni nende auto on hoolduses. Et siis tulevad mängu kõik sellised asjad, et pakume kohvi, mugavad istumisvõimalused, võimalus siis ka tööd teha, sellised töönurgad, et kui inimene toob auto teenindusse, et tal ei jääks see töö tegemata, vaid kui ta saab näiteks arvuti kaasa võtta, seal on mugav laud, selline tore atmosfäär, hea selline muusika, mis soodustab sellist töömeeleolu, et siis tänu sellele läheb aeg kiiremini ja inimene ei tunnegi, et ta on kaua oodanud, näiteks 1,5 tundi, kuni tema auto siis hoolduses valmis saab. Et see on üks selline väike lisa, mis ma tahtsin siia juurde tuua. Aga selline küsimus, et kuidas erineb siis teenuse disain sellisest toote ehk siis product disainist, ehk siis näiteks meil on iseteenindus kiosk, et kuidas ta erineb, mis vahe on toote disainil ja mis vahe on siis teenuse disainil, et kuidas sa selle siis lahti mõtestaksid meie kuulajale? Peamine erinevus seisneb selles, et teenuse disain keskendub teenuse pakkumise kogu protsessile ja kasutajakogemusele, mitte ainult toote enda kujundamisele. Teenuse disain hõlmab kõike alates teenuse loomise kontseptsioonist kuni selle lõpliku tarnimiseni, sealhulgas kasutajate vajaduste analüüsi, teenuse toimingute kaardistamist ja pidevat täiustamist. Ma enda poolt lisaksin sellise näite, et teenuse disain vaatab tihtilugu asju nagu laiemalt kui ainult toode, et aga samas teenuse disain võib olla kogu selle toote osa ka, et see on natuke selline defineerimise küsimus, et kui tuua mängu siin üks näide, et kui me jätkame selle kioski mõttega, siis kiosk, ütleme kui iseteenindusterminal paikneb näiteks tanklas, siis toode ongi see iseteenindusterminal, selle kasutajaliides, kuivõrd lihtne ja mugav on seal see teekond, kas kasutaja saab aru, mida millal vajutada ja nii edasi. Et kuidas see iseteenindusterminal kliendi kätt hoiab. Teenuse disainis me võime vaadata seda veel laiemalt, seal tekib see küsimus, et kuidas inimene üldse tanklasse jõuab. Kas tankla asub siis teekonna peal mugavas kohas, kas sinna on mugav sisse pöörata, kas seal on piisavalt kohti,
et saaks tankida või seal tekivad suured järjekorrad, et kuidas ära hoida neid järjekordasid. Siis kõik see pool, et kas see inimene siis saab sealt ka mugavalt peale tankimist ära sõita, et kõik sellised nii-öelda laiemad küsimused hakkavad tekkima ja ka need, et kas inimene võib vajada mingisuguseid lisateenuseid. Üks on see, et ta siis paneb endale siis autosse kütust, teine on see, et võib-olla ka oma aknapesuvedelikku, võib-olla on vaja ka rehvidesse õhku, et mis on need nagu teenused, mida tankla saaks nagu laiemalt nagu pakkuda, mis sihtrühmadele, kuidas ja millal, et need on need siis nagu sellised laiemad küsimused, mis tavaliselt nagu tekivad, eriti sellistes suuremates ettevõtetes, kus neid teenuseid kui selliseid nagu erinevaid on olukordi, kus inimesed kasutavad iseteenindust, on olukordi, kus inimesed siis kasutavad siis klienditeenindaja abi, et need on need kohad, mida siis teenuse disainis siis nagu läbi mõelda ja optimeerida, et siis erinevaid sihtrühmasid siis hästi teenindada. Aga vaatame nüüd mõningaid selliseid meetodeid, tööriistu, võtteid, mida siis teenuse disainis saab kasutada, et luua siis selliseid hästi läbimõeldud teenuseid, et mida sina omalt poolt siis välja tooksid? Teenuse disainis kasutatakse mitmeid erinevaid meetodeid ja tööriistu, nagu näiteks kasutajateekonna kaardistamine, teenuse prototüüpimine, kasutajauuringud ja testimine. Lisaks on olemas spetsiifilised tööriistad, nagu teenuse sinised raamatud, Service Blueprints, mis aitavad visualiseerida ja analüüsida teenuse erinevaid komponente ja nende omavahelist koostoimet. Ma enda poolt lisaksin siia juurde ka veel Google Design Sprinti metoodika, mis tegelikult aitab üsna ruttu ära valideerida siis hüpoteesi, probleemi, et teenuse disaini koha pealt meil on tegelikult oluline aru saada võimalikult ruttu, et kas meie idee võiks töötada või mitte, et Google Design Sprint sisuliselt 4 päevaga või kui võtta 5-päevane metoodika, siis väga hästi aitab jõuda meeskonnal sinna, et ahaa, mis selle juures töötas, mis ei töötanud, et selliseid nii-öelda hüpoteese kiiresti valideerida, et muidu me raiskame aega. Et see on üks meetod, mida ma ka julgustaksin katsetama. Ja muidugi teenuse disainis on siis hästi oluline see, et tegelikult ollagi nagu kasutaja kingades, aru saada kasutajast, et siis kasutaja uuring hästi oluline osa, et me võime midagi prototüüpida ja teha, aga kui me lõppkasutaja peale seda ära ei valideeri, siis see ongi nagu meie hüpotees, et hästi oluline ongi see kasutaja uuringu pool, et see research'i osa, et kasutajate peal siis nii-öelda testida oma prototüüpi ja saada siis aimu, et mis asi töötas, mis asi ei töötanud, et läbi selle me saame ka oma teenust siis tegelikult paremaks ja mugavaks muuta, et üks on meie enda tarkus, teine on see, et päriselt vaadata, kas see meie enda tarkus lõppkasutaja jaoks ka töötab või mitte. Et eriti kurb on see, et kui mingi asi läheb laivi ja pärast nagu selgub, et võt, et meil oli väga ägedad koosolekud, väga tore oli kõik, aga lõppkasutajaga kokku ei puutunud ja siis tuleb välja, et lõppkasutaja mindset on teistsugune, konkurentsi situatsioon on teistsugune, et oluline teenuse disainis ma võib-olla rõhutaks ka seda, et üks on see, et luua ise ja teha ise, aga vahel unustatakse ära see konkurendi pool ka. Tegelikult tasub ka testida, valideerida konkurendi toodet, teenust kasutajatega ja läbi selle õppida, et mis on siis konkurendi juures nagu hästi ära lahendatud. Et ei pea olema ainult nagu enda teenuse keskne, vaid vaadata ka laiemalt, sest sealt tekib päris palju selliseid ahaa-momente, ehk siis tegelikult kui sa analüüsid konkurendi teenust, sa saad sealt näha, et ahaa, vot, et see nagu toimis või teine asi toimis, et milline on siis see nagu ühe või teise siis tankla kogemus ja kuidas siis nagu seda tankimist näiteks paremaks kasutajale muuta, et lihtsalt kui seda sama tankla analoogi siis kasutada. Aga selline saigi meie siis selline UX-amps, et ampsu eesmärk ongi see, et ei oleks meil need podcast episoodid liiga pikad, vaid sellised talutavad. Ja aitäh sulle, hea kuulaja, et sa kuulasid, kui sul on mõtteid tagasisidet, kindlasti anna teada, jälgi meie kanalit, et olla kursis järgmiste episoodidega ja soovin kõigile kuulajatele head päeva ja uute kohtumisteni.